Eesti korvpallisõpradel on põhjust pöörata pilgud Hispaaniasse, kus hooaega on alustamas 4 meie korvpallurit. Kui Manresasse siirdunud Siim-Sander Vene ja Burgose hingekirja kuuluv Robert Valge valmistuvad hooajaks oma klubides, siis Sander Raieste ja Rauno Nurger põikasid abistama ka Eesti koondist. Euroliiga klubis Baskonia 3. aastat mängutarkust koguv Raieste on tänavu taas saanud ennast proovida Euroopa staaride kõrval. Ma nüüd ei alustanud küll põhimeeskonnaga, ei öeldud ka mis põhjusel, aga poole pealt võeti, täpselt siis võeti jälle meeskonna juurde, kui meil mingid kontrollmängud hakkasid. Aga selles mõttes see aasta on nüüd see aasta, kus ma jaanuarikuus saan selle Hispaania korvpallipassi kätte juba. Mis arvasin, et hooaja lõpus, et kui on 3 hooaega täis, aga täitsa uuest aastast. Ehk siis, kui õnnestub, siis loodetavasti ehk saab seal ka suures Hispaania liigas mõned minutid kätte. Kuna peamised mänguminutid peaks Raieste teenima Hispaania tugevuselt 3. liigas, siis küsisime noormehelt, kas taseme erinevus on esindusmeeskonna ja noortetiimi treeningute vahel väga suur. Muidugi ikka on selles mõttes, eriti füüsilise poole pealt kõik see. Mäng on palju kiirem, füüsilisem, otsuste tegemine ja treener on ka selles suhtes palju nõudlikum. Selles mõttes ikkagi see B-sats, mis meil on, see on ikkagi koosnenud noortest ja seal antakse selles mõttes rohkem andeks, et see ongi kus mängida ja õppida, kus vigu on, siis lastakse rohkem teha. Ülikooli pingist profiks siirduv keskmängija Rauno Nurger peab ennast esiliiga tiimis Huesca alles tõestama hakkama. Tegime märgu, oleme 2 sõprusmängu teinud, mõlemad võitsime ja esimese mängu alustasin põhis number 5 positsiooni peal, teise mängu alustasin põhis number 4 peal, et ilmselt ma mängin 4-5, 5-4 vahetame enam 50-50, et oleneb kuidas oleneb vastastest, mis koosseisus vastased on ja nii edasi, et praeguse seisuga meil on ka suhteliselt noor tiim, seal on palju, kes mängivad esimest aastat professionaalselt, et paar venda, kes on ülikoolist. Viimased 4 aastat mängis Nurger USA üliõpilasliigas ning Lõuna-Euroopa korvpall vajab seetõttu harjumist. See mängustiil on natuke teistsugune et rünnaku aega on vähem, mängustiil on teistsugune, on kõvasti rohkem ikka söödumängu ja nii edasi ja üks asi, mis muidugi vajab ka harjumist mul on see, et peatreener ei räägi inglise keelt nii palju, et inglise keelest on minimaalne, et abitreener on see, kes teeb väga palju tõlkimist trenni ajal. Hispaania meistriliigas algab põhihooaeg septembri lõpus ning esiliigas oktoobri 1. nädalal. Täispikki intervjuusid Raieste ja Nurgeriga saab vaadata portaalist korvpall24.ee.